Tere tulemast Tallinna lennujaama VIP-teeninduse alale. Jah, ma olen täna siia tulnud Erle töövarjuks. Vist nii võib öelda. Tere, Erle. Võib öelda küll, tere. Mis koht see VIP-ruum siis on, sellepärast et ma pean tunnistama, ma olen siin esmakordselt. Meil on siin olemas kõik samad teenused, mis on reisiterminalis. Parkimine on eraldi sissepääs, on check-in'i võimalus ja mõnusad mugavad VIP-toad oma lennu ootamiseks. Ühesõnaga, ma tulen, pargin auto ära, teen sama tralli läbi, mis muidu seal üleval peab tegema, eks ole, aga saan palju kiiremini. Just nimelt. Järjekordi meil üldjuhul ei ole. See ruum on siis koht, kuhu klient suunatakse, jah? Juhatamegi just VIP-ruumi, kus klient saab siis mugavalt oma lendu oodata. Meil on siin suupisted, joogid, karstusjoogid, mõned veidi kangemad joogid ja selline privaatne tuba siis kliendi kasutuses on. Ja pärast saadetakse mind siit otse siis lennule, jah? Just nimelt, kui lennuk on valmis, kui klient läheb eralennukiga, siis viime reisija oma autoga lennukini. Oi, kui mõnus. Klient tuleb sisse, ma saan aru, kohe saab võtta siit mõnusasti kohvijooki, on ju. Ja siis on selline mõnus istumise ala, kus kommipuudust siin VIPis ei ole, nagu me näeme. Tualetid, täitsa avarad, ei mingit järjekorras istumist. Kas selline teenus on väga-väga kallis, tulla siia VIP-ruumi? Tegelikult saab selle teenuse igaüks tellida ja teenuse hind siis 1–5 reisijale on 495 €. Tulen viiekesi umbes 100 € nägu ja siis on selline mitu tundi mõnusat ajaveetmist mul siin garanteeritud. Väga lahe. Lennuki fännid saavad siin siis, no see on ju täiesti uhke vaade. Väga lahe. Ja ma saan aru, et meie töö täna siis saab olema see, et me võtame oma VIPid täna vastu ja täidame nende soovid. Kui raske see saab olla, mis soove siin ikka saab olla paar tundi enne lendu. Niisiis, nüüd ma tohin tulla ka leti taha. Tere, Deborah. Tere. Me hakkame siin siis täna võtma vastu kliente, jah? Ja lähiajal on meil tulemas keegi, ma saan aru. Hilineb vist, jah? Ei. Meie eralennukliendid ei hiline mitte kunagi. Nemad on väga täpsed. Nii, ja mis ta tahab? Ei taha näha ruumis punast värvi. Kas see on nali või? Ei. See ei ole nali? Ei. Siis ta soovib värskeid valgeid lilli, vahuveini, matcha latet, kaussi, M&M's komme, aga ilma punaste kommideta. Meil on klient, kellele ei meeldi punane värv, ma saan aru. Mis me siis teeme, soordame välja need või? No lähme teeme ära. Ongi nii, jah? Okei. Nii, aga siin ei ole midagi punast ju. No lambi saame esiteks siit võtta ära. Nii, lamp ära. Väga toredad lambid on need. Viime ära silma alt. Ma näen siin punaseid korke. Jaa. Võtame ära kõik. Võtame need ära, viime need ka ära. Punased teed. Jaa. Mõtlen, kliendil täna jääb aroomitee, mingi infusion jääb tal joomata igal juhul. Ise ta teab, millest silma jääb. Punane raamat on ka, et võtame selle ka siis juba. Nii. Me ei taha, et kliendil oleks siin ebamugavaks. Ma võin pärast kliendilt küsida ka, et miks ta seda punast ei taha või? Pigem see ei ole meie asi, jah. Just. Nüüd on hästi. Ma ei näe siin ühtegi punast. Seda siis viime kliendile. Kuller tõi lilled. Need loomulikult tulid ka julgestuskontrollist läbi, et kõik oleks ikkagi okei ja siin ei oleks peidetud küüneviile näiteks. Nii me saime nüüd info, et klient on saabunud lõpuks. Vabandust, mitte lõpuks, vaid saabuski. Hassan, tere hommikust! Rõõm näha, nii ilus ilm. Ruum on valmis, punasest puhastatud, värsked lilled on saabunud, kõik on täpselt super, et oodata eralendu. Tuju hea muidu? No, kui liiklus kõrvale jätta, siis praegu on päris okei. See liiklus, ma ütlen. Jube. Pagasit ei olegi teil, jah? Pagas on juba kohal. Juba kohal, jah? Nii, no kuulge, teie ruum, palun. Ise küll ei märka, et oleks midagi punast. Juhul, kui jääb silma, andke kohe teada. Mina ise. Jah, tõesti. Tundke ennast mõnusalt, pakun midagi süüa juua. Ma võtan latte. Kas teil oli nüüd see matcha latte, mis kirjas oli või? Ei, täitsa tavalise. Tavalist hoopis, jah? Süüa midagi? Teeme inglise hommikusöögi. Inglise hommikusöök niimoodi enne Nitsasse minekut siis, jah? No nii, kuulge, tuleb kohe, väga mõnus. Soovite midagi? Ma tahan vaikust. Vaikust, muidugi. Siis härra, nautige. Jumala jama. Tahab praegu veel hommikusööki. Inglise hommikusööki tahtis praegu veel. No ei ole midagi. Lähme toome kohe, organiseerime. Okei, kus ma arvan? Ise peame tegema hakkama või? Ei. Me toome ülevalt kohvikust. Okei. Praegu Deborah päästis mu naha, ma hakkasin juba seda suure hooga viima kliendile ja siis viimasel hetkel avastasime värvi punase. Väga kaunis. Nii, läheb ilma punaseta. Nii. Inglise hommikusöök, palun. Ilma tomatita. Punase värvi tõttu poleks seda soovinud. Latte tuleb ka kohe. Miks tomatit ei ole? Mõtlesime ise oma väikese peaga, et äkki kuna te ei soovinud punast värvi, siis see punane võib-olla ärritaks praegu. Ei, ma listisin need, mida ma ei tahtnud, aga tomatist polnud juttu. Ei, selles mõttes tomat. Soovite tomatit ka siis, jah? See on ainuke värske asi siia kõrvale. Ei, pole üldse probleemi. Kohe tuleb.
täitsa õige. No nii, ega see tomat oli meil tegelikult täitsa olemas, selles mõttes panen kohe niimoodi, et noh, pane nad kõik ära. panen ikka kõik ära ja head isu. Palun. Nii, härra, kas kallan välja ka vahuveini? Ei, las ta olla siin. Kuulge, aga siis mõnusat hommikusööki teile. Nautige, suur rõõm, et tulite, meil on väga hea meel. Laseme teil nüüd omaette olla ja kui lend on valmis, anname teada. Nii, vahepeal meie saime info, et kliendilennuk on valmis ja ootab teda. Härra, teie lennuk on valmis, ootame teid. Kuidas läks vahepeal? Kuule, päris hästi. Täna päris mõnus ilm ka tegelikult. Kuulge, meie poolt mõnusat reisi teile. Aitäh, kohtume jälle. Rääkisin liiga palju jah, kliendiga? ei ole väga hästi. Selline see töö oli ja mul on tunne, et klient oli väga rahul. Ja kui teil on tunne, et te tahaksite ka Tallinna lennujaama tööle tulla, siis siin on erinevaid toredaid ametikohti. Üks nendest on siis siinsamas VIP-alal teenindaja koht. Andke endast märku ja mina arvan, et ma võiksin küll vabal ajal näiteks siia sulle appi tulla. Kui sa võtad väga hea meelega. Super, väga hea, aitäh. Kõik samast. See on minu plaks ja see